Tere head vaatajad, tere head kuulajad, siin jälle Jaak ja Jaan teile rääkimas lugusid piiblist ja piiblilugusid. Eelmisel korral me rääkisime Abrahamist vastavalt siis sellele, et millal Abrahamist sai Abraham ja rääkisime hästi põgusalt ka Iisakist ja kõik sellega seonduvast, ehk siis piibliraamatu järgi võiks ütelda, et umbes esimese Moosese raamatu 25.–6. peatükini, ma nüüd täpselt kohe ei täpsusta, aga täna me läheme edasi sellise mehega nagu Jaakob ja enne kui selle mehega edasi läheme, siis tere Jaan. Tere. Ja siinkohal jälle mina olen see mees, kes lappab aga tarka raamatut ja ütleb küsib Jaani käest küsimusi, sest mis seal salata, et ega sageli teinekord need Vana Testamendi teosed jäävad sellises tegevvaimulikul oma nüanssides nii-öelda vaevad ka endale meelde tuletamist, aga õnneks on siin Jaan, kes oskab neid asju natukene rohkem rääkida. Ja kui mu mälu mind ei peta, siis me tõesti rääkisime hästi põgusalt Iisakist ja Iisaki ohverdamisest ja sellest, kuidas oleks oluline meeles pidada seda ohvrit ka tänases maailmas, mis Jumal on meie heaks teinud, kus ta ikkagi ohverduse viis lõpuni, et kui Iisaki ohverdamise puhul ütles Jumal Abrahamile, et tal ei ole seda ohvrit vaja, et ta on ustavust näinud, siis samaaegselt Jumal toob ohvriks oma poja Jeesuse Kristuse näol. Jah, see saade oli meil kannatusajal ja me rääkisime just sellest, et Iisakis on nähtud juba vana kiriku eksegeesis Kristuse eelkujundit. Just. Aga nüüd me jõuame selliste toredate meesteni nagu Eesav ja Jaakob ja mulle Jaakob on alati selles mõttes nagu meeldinud, et mulle Jaakobi nimi väga on meeldinud. Ma arvan, et see tuleb sellest, et minu isa oli küll mitte Jaakob, aga Jakob ja poeg on mul Jaagup. Ehk siis see Jaagupi ja Jaakobi teema on mulle kuidagi hingelähedane, kuigi võib öelda, et neid võib olla need juured, kui minu isale nimi pandi mitte Vana Testamendi järgi, vaid kuskilt mujalt ja ega Jaagup oma nime sai ka mitte Jaakobi järgi, vaid hoopis kuskilt mujalt. Ei no eks ta piibli nimed on meil ikka Eestis levinud. Aga ütleme, et neid on neid, kust võib Jaakobi ja seal võib Jaakobust tuua ja nii edasi neid näiteid, aga me sellesse praegu ei rakerdu. Ja su enda nimi on ju ka tuletatud sealt. Soo jah, vastab tõele. Vastab tõele. Vastab tõele, jah. Nii nagu Jaan on Johannesest. Jah, ei mäletandki kohe, nii et siin on siis, et sõltub, kas nüüd Jaakobist või Jaakobusest, mis iganes, aga sinul on lihtsam, sul on jah, Johannes on Jaan nagu palju selge. Aga jätame need isiklikud asjad kõrvale ja läheme siis nende poegade juurde, ehk siis Eesavi ja Jaakobi juurde. Ja Jaakob, miks ma ütlesin, et ta mulle on nagu meeldib, siis võiks panna siia jutumärgid juurde, sest ta on mõnes mõttes siuke maakeel ütles, kus paras krantstüüp. Sest kes see teine tuleb selle peale, et esmasünni õigus ära võtta oma venna käest. Aga räägiks korraks, miks see nii tähtis oli, mis see esmasünni õigus üldse nagu tähendas, sest me hiljem räägime ka, kui me Moosese raamatust räägime ja räägime nendest nuhtlustest ja nii edasi, siis ka seal ju esmasündinud on need, kes surevad paasaööl, nii öelda. Et see esmasündinu roll oli ilmselt ikkagi väga oluliselt. Kes need esmasündinud siis on? Räägiks selle põgusalt lahti. Esmasündinud on inimeste puhul siis esimesed pojad. Esimene poeg on esmasyndinu. Just nimelt poeg. Ja loomade puhul siis esimesed pojad, kes sünnivad, on esmasündinud. Ja olulised on nad seetõttu, et Vana Testamendi sellise vaateviisi järgi kõik elu esimesed avaldumisvormid on pühad ehk Jumalale kuuluvad. Esmasündinud pojad kuulusid siis ka Jumalale ja esmasündinud poegadel oli siis see privileeg, et nemad olid siis eelistatud pärijatena. Jah, et selles mõttes, et ikkagi siin pärimisõigus oli selle esmasünniga käinud kaasas, et ta oli ikkagi selgelt nagu kuidagi esile või kõrgemale tõstetud teiste laste hulgas, eks ole, teiste poegade hulgas rääkimata tütartest, eks ole, keda tegelikult ei loetud esmasündinutega mitte kuidagi. Jah, just nimelt ja sümboolikana on see olnud ka Uude Testamenti, et Jeesuse kohta ju kasutatakse ka mõisteid esikpoeg, esmasündinu
ja selle taustaks on just nimelt see Vana Testamendi arusaam esmasündinust kui siis sellisest erilise positsiooniga inimesest. Ja kui öeldakse, et ta on surnuist üles tõusnutest esmasündinu, siis mõte on see, et tema ülestõusmine on nagu märk sellest, et tulevikus toimub üldine ülestõusmine. Et ta on nagu selline garantii või kinnitus. Nii et see esmasünd on nagu, ütleme ikkagi Vana Testamendi mõistes vägagi oluline, mida tuleb ikkagi meeles pidada, mis need mõjutused seal on. Aga see Jaakobi soov, siis kas see Jaakob oli, piibel ei anna meile väga sellist iseloomustust, nagu ütleme, et tänapäeval võiks ütelda kuskil mingist registrist saab välja võtta, et mis inimesed CV on või kuidas ta käitunud on lasteaias või kus iganes, et meil seda ei ole väga palju inimeste kohta teada. Aga jällegi ma tulen selle juurde, et mulle tundub, et siis Jaakobil oli ikkagi mingisugune omakasu, kui ta seda esmasündinu õiguse Eesavilt nii-öelda pihta pani. Ja kindlasti, ja ta oli kaval. Aga siit ongi üks õpetlik asi võib-olla võtta kaasa, et meil on selline arusaam laialt levinud, et piiblis on justkui mingid ideaalsed inimesed. Aga kui me hakkame ikkagi neid vaatama, kasvõi need samu esiisasidki, siis me näeme, et kohati on nad ideaalsusest ikkagi väga kaugel. Ja kuidas seda võtta? Mõni ütleb, et näete, eks ole, et ei ole need teie piibli pühad mehed midagi paremat kui teie ise, aga teisest küljest jällegi võib seda võtta ka just positiivselt, et kui sellised tegelased nagu seesama Jaakob, eks ole, saavad Jumala käest armu, et siis võib-olla meil on ka lootus saada. See oli väga hea tähelepanek, et ju Jaakob vaatamata sellele, et ta nii-öelda on natukene krants, püüab omakasu püüdlikult, mitte püüab, vaid ta viibki selle ellu, et ta saab esmasünni õiguse nagu endale läbi pettuse, eks ole. Ja saab endale nimeks Iisrael ja temast saab siis see meest, kellest otseselt põlnevad Iisraeli suuharud. Ja siit edasi on ju tegelikult veel, mis me saame öelda, et ega see, et kui Jaakob petab Eesavilt esmasünni õigusega, see ei ole ainus riugas, millega ta hakkama saab, vaid esimeses Moose raamatu 27. peatükis on veel üks pettus. Nimelt Jaakob petab enesele isa õnnistuse. On see siis nüüd tähtis see õnnistus nagu tänasel päeval, et ma võin õnnistada, kes iganes mu juurde tuleb. Et miks siis nüüd see jällegi Iisraelis see õnnistus väga oluline, et isa õnnistus saada? No see polnud mitte Iisraelis, teistes vanades kultuurides. Ja me peame ära unustama siin sellise tänapäeva sekulariseerunud mõtlemise, kus õnnistus on lihtsalt mingisugune vormel, mis teatud tseremoonia ajal öeldakse. Ja mis on ilus, kui ta öeldakse, aga kui teda ka ei öelda, ega midagi hullu sellest ei juhtu. Aga tollased inimesed tõepoolest uskusid, et õnnistussõnad, nii nagu need, mis sõnadki, mis on välja öeldud, on reaalse mõjuga. Ja seetõttu oli väga oluline pojal isa õnnistusest osa saada. Ja ilmselt see ju tegelikult on ka ju ulatunud palju kaugematesse aegadesse, kui ainult see sama juudi rahva ajalugu, sellepärast, et mulle meenub ka meil eestlastel on olnud see väga olulised teatud ajahetkedel, kus on need nii-öelda isa õnnistuse edasiandmine või just nimelt see õnnistuse saamine kuni sinnamaale välja, mis on seotud näiteks seesama kosjas käimgu ja nii edasi jällegi, et vanemad annaksid või isa annaks õnnistuse sellele abielule ja nii edasi. Et see on tegelikult selline oluline teema, mis on kulgenud läbi aastatuhandete. Ja võib arvata isegi, et juba eelajaloolisel ajal mõisteti seda nõnda siin taga on tegelikult see mõtteviis, mida nimetatakse sõna maagiaks, et kui mingi asi on välja öeldud, siis ta ka tõepoolest saab teoks. Ja see, mis on välja öeldud, seda pole võimalik ka tagasi võtta enam. Nii et mõju on tal igal juhul. Ja sealt edasi on siis see, et Eesav hakkab Jaakobit vihkama õnnistuse pärast, millega ta isa teda oli õnnistanud. Ja Eesav mõtles iseenesest, küllap tulevad mu isa leinamise päevad, siis ma tapan oma venna Jaakobi. Ja selle tulemusena siis võib ütelda seda, et Rebeka, kes saab siis teada Eesavi mõtteid, otsustab poja Jaakobi tema kaitseks saata edasi Haaranisse ja sealt edasi siis me jõuamegi sinna välja, mis on jälle üks tuttav piibli lugu, kus siis Jaakob on koos võitluses Jumalaga, mis on jällegi väga tähelepanuväärne lugu.
ja see on siis ühe meie Tallinna kogudusega seotud, mitte küll see juhtum ise, aga kogudus on nime saanud selle koha järgi, eks see on Peeteli kogudus ja Jaakobi unenägu Peetelis on see, mis on jällegi selline tähelepanuväärne hetk Jaakobi elurännakus. Jah, aga enne kui selle juurde tulema selle eelmise loo lõpetuseks, ma veel siiski ütleksin seda, et see on jällegi paralleel ühe varasema looga, millest me siin oleme rääkinud, Kaini ja Aabeli lugu, kus on ka kaks venda, kellest üks hakkab teist vihkama ja jällegi Eesavi ja Jaakobi lugugi näitab seda, et ei kujutata piiblis ideaalseid inimesi, vaid ikkagi reaalseid inimesi nende puudustega, nende pahedega, aga ometi sellisena neid on kujutatud ja see peaks olema hea näide selle kohta, et piibel on ikkagi seotud reaalse eluga, mitte siis mingisuguste ideaalsete arusaamadega sellest, milline inimene peab olema, kuigi need arusaamad on seal ka täiesti olemas. Absoluutselt. Ja kui mu mälu mind ei peta, ma nüüd võin korraks eksida, on küll see, et ikkagi Jaakob ja Eesau lepivad ära. Või ma mäletan valesti? Jah, mäletan valesti. Lepivad. Minu meelest oli see lugu ka, et see on jällegi üks selline asi, mida nagu igapäevaselt ei pea vaimulikuna meeles, aga kui piibli nagu lugude juurde tuled, siis tuleb see nagu meelde. Aga üks väike ajalooline nüanss on veel ka selle sama looga seoses, mille ma ära mainiksin, et Vanas Testamendis on hästi palju selliseid nimelt seletuslugusid. Seletavad seda, et miks asjad on nii, nagu nad on. Nüüd Jaakob on Iisraeli suguharude esivanem. Ja Eesav on ühe Iisraeli suguharude lähedase sugulasrahva nimelt eedomlaste esivanem. Ja eedomlaste ja iisraellaste vahel oli vihavaen ja selle looga seletati seda, et miks see nii on. Ahah, vaata kui põnev. Ma nüüd ütlen ära, et me siin tõesti on olemas 33. peatükk on see, kuidas Jaakob ja Eesav lepivad, et oleks selge, et on kontrollitud fakt. Aga me läheme nüüd selle Peeteli juurde tagasi. See Jaakobi unenägu Peetelis on omamoodi tähelepanuväärne just nimelt selle tõttu, et ausalt öeldes, kui seda nagu lugeda, siis kõlab see nagu päris nagu uskumatult selles tähenduses, et kuidas üldse keegi saab Jumalaga nii-öelda võidelda, eks. Et aga ometi siin see lugu on küllalt detailne ja see on küllalt armastatud lugu ka Vanast Testamendist. Seda ikka ja jälle kuuleb selle tsiteerimist ja kasutamist just nimelt selle tõttu, et on kuidagi nii vahetu ja nii ligi olev just nimelt, et kuidas Jumal on inimese ligi ja on valmis temaga võitlema. Mulle isegi alati tuleb meelde see, millest me ka rääkisime, on see sama, kus Aabram kaupleb Soodoma ja Gomorra eest nii-öelda samamoodi, et siin on natuke samamoodi selline kauplemine või selline mitte kauplemine, vaid selline et mina sulle, sina mulle stiil või. Et see Peeteli teema oli, ma tean, Jaan, sulle, et oluline, sa tahtsid sellest veel eraldi kohe rääkida. Jaa, mis pärast ühest küljest ta on ühe konkreetse püha paiga rajamise lugu. Me teeme seda, et kuigi teatud ajast alates oli Jeruusalemma tempel iisraellaste meeles ainus koht, kus Jumalat tohtis kummardada, kus ohvreid tohtis tuua. Ja kui see tempel siis aastal 70 roomlaste poolt hävitati, siis pärast seda juutidel ei olegi kohta enam, kus ohvreid tuua. Sünagoogis ju peetakse sõna Jumala teenistust, loetakse pühakirja, palvetatakse, lauldakse, aga ohvreid ei tooda. Mis ei tähenda seda, et need ohvreid puudutavad seadused oleksid iisraellaste meelest kuidagi tühistatud, lihtsalt need pole võimalik praegu täita. Aga muistsel ajal oli tegelikult palju erinevaid pühapaiku Iisraelis ja see Peetel on üks nendest pühapaikadest ja seda lugu võib võtta nagu selle pühapaiga rajamise loona. Ehk siis teisalt, miks ta pühapaigaks saab? Ta saab pühapaigaks just nimelt selle pärast, et selles paigas näeb Jaakob unenägu, mis on tähenduslik ja ta näeb, eks ole, seda redelit, mis ulatub taevasse ja mööda seda redelit üles alla kõnnivad siis jumalikud olendid, keda siis hilisem pärimus on inglitega samastanud. Ja siis ta ärkab üles, eks ole, ja tema sõnad on, et küll see koht on kardetav, see pole midagi muud kui Jumala maja ja taeva värav. Aga see Jumala maja tegelikult ongi selle sama Peeteli tõlge eesti keelde.
Vait on, eks ole, maja ja eel on Jumal, nii et Jumala maja on see. Ja siis räägitakse, kuidas ta võtab ühe kivi, eks ole, paneb sinna altariks. Ja ma hea meelega loengi siit kuulajatele ka, vaatajatele, et on hea seda tähele panna. See on siis 28. peatükk 1. Moose raamatust 18. salmist öeldakse: ja Jaakob tõusis hommikul vara ning võttis kivi, mille ta oli pannud enesele pea aluseks ja pani selle sambaks püst ning valas selle otsa peale õli. Ja ta pani sellele paigale nimeks Peetel, enne aga oli selle linna nimi Luus. Ja Jaakob andis tõotuse öeldes: kui Jumal on minuga ja hoiab mind teel, mida käin, ja annab mulle leiba süüa ja riided selga, ja mina võin rahuga pöörduda oma isa kotta, siis on Issand mulle Jumalaks, ja see kivi, mille ma panin sambaks, saab Jumala kojaks. Ja kõigest, mis sa mulle annad, ma annan sulle täpselt 10. Nii et selline koht ikkagi väga selgelt nagu ka tekkis ja minu meelest on siin hästi hea just see sama tõotus taas, et mida Jaakob on öelnud, me võiksime seda kanda ka oma ellu üle just nimelt, et kui Jumal on minuga ja hoiab mind teel, mida ma käin, ja annab mulle leiba, süüa, riided selga ja ma võin rahuga pöörduda, siis isa kotta, siis see on minust jällegi väga julgustav teadmine. Sest mida inimese rohkemat vaja on tegelikult. Absoluutselt, et see on väga selline ka julgustav seda. Ja ta on etümoloogiline lugu samuti, et ta seletab ära selle Peetri koha nime, et miks sai see paik sellise nime. Aga siin on üks moment, millest ma natuke pikemalt tahtsin rääkida. Väga hea. Ja nimelt see, et kui ta nüüd ärkab üles, ta esimesed sõnad, et küll see palk on kardetav. Ja on üks teoloog ja religiooniteadja nimega Rudolf Otto, kes kirjutas 1918. aastal raamatu nimega Püha. See raamat on tõlgitud nüüd ka eesti keelde, aga ei ole veel ilmunud. Olin ise selle raamatu toimetaja ja kirjutasin kommentaarid sellele. Ja seal Rudolf Otto toob selle üheks selliseks näiteks, et kuidas inimene tunneb ennast, kui ta pühaga kohtub. Ja Rudolf Otto teooria on siis selline, et püha on midagi sellist, mis on argisest erinev, mida kogetakse sellise võimsa jõu või väena ja kogetakse ambivalentselt, et ühest küljest on pühadus hirmutav. Kui inimene sellega puutub kokku, siis see hirm on üks selline tunne, mida ta tunneb. Et ta toob näiteks kas või selle, kui inglid ilmuvad ka Uues Testamendis, et mis on nende esimesed sõnad inimesele: ära karda või ärge kartke. Ja see ei ole mitte lihtsalt mingi vormel, vaid mõte on see, et ikkagi see ingli ilmumine, ebamaise olendi ilmumine pidi olema hirmutav inimese jaoks. Aga teisest küljest on püha midagi sellist, mida tajutakse kaunina, ligitõmbavana. Inimene, kui ta pühadust kogeb, ta tunneb, et ta tahab, et see kogemus ei lõppeks. Mõtleme kas või Jeesuse muutmismäe loole, eks ole. Kus siis Peetrus ütleb, et küll siin on hea olla, et ma teen õige siis 3 hütti, eks ole, sinule ühe ja Moosesele ühe, Eeljale üle. Just ja jääme siia. Nii et pühaduse kaks poolt nagu mõlemad on piiblis niimoodi välja toodud väga selgelt. Ja Rudolf Otto toob neid näidetena. See on väga oluline tähele panna, sest ma arvan, et tänases maailmas sageli just nimelt seda pühaduse tunnetust nii palju ei ole, et meil on kõik muutunud argiseks või nii-öelda ilmalikuks, ehk siis me enam ei erista seda nii-öelda pühadus sellest, mis on tähtis, ja see on kuni keelepruugini välja, et kui inimesed kasutavad ka keelepruugis selliseid sõnu, mis on ütleme tavatult nagu kentsakas vaadata, olgu siis või kuulata, olgu siis noorte puhul või ka inimeste puhul, kes muidu paistavad väga intellektuaalsed ja haritud välja, ometi keelepruugis on selliseid sõnu, mille puhul mõnikord hakkab nagu piinlik, et kuidas sa neid kasutad, aga see tähendabki seda, et inimesed tegelikult ei tee sageli enam vahet sellel, mis on oluline ja mis on ebaoluline, mis on püha ja mis on nii-öelda siis argine. Ja tänu sellele kaob ka see piirjoon selles tunnetuses ära. Ma olen siin sageli toonud seda näidet, et kuidas teatud kultuurides seesama ema on püha, eks ole. Aga meil sageli võib kohata, kuidas noored inimesed teevad selliseid halbu nalju nii-öelda ema üle või mis iganes veel. Aga mõnes kultuuris ikkagi ema on nii oluline, et selle eest võid sa saada
piltlikult öeldes nuga, ehk siis ollakse valmis selle pühaduse rüvetuse eest ka teist inimest tapma, sest püha on midagi sellist, mida ei tohi nii-öelda teha naljaks või pöörata pea peal. Ja ka meil on tegelikult ju sellel on mitmeid seletusi, miks kirikus tuleb müts ära võtta, aga üks seletus on seesama, et see koht on teistsugune, nii nagu see vana laul ütles seda, et millal see Mats ikka mütsi ära võtab, eks ole, et muidu ei võta, aga vot kirikus võtab ta ära, sest seal on see, et see on midagi teistmoodi ja sellega inimene väljendub ka seda, et on midagi teistmoodi, rääkimata pühaga riietusest omal ajal, mis iganes muud sellist. Ja selle pühaga on nõnda, et tema suhtes kehtivad teatud reeglid alati ja need reeglid ei ole algselt mingid viisakusreeglid olnud, vaid neile mõte on olnud see, et kaitsta inimest tegelikult selle püha, ütleme siis, võimalikult hävitava külje eest. Ehk siis teiste sõnadega, kui inimene läheneb pühadusele nii nagu ta ei peaks, siis ta võib saada kahjustatud sellest ja juba, et seda inimest ennast kaitsta, peab ta teatud reegleid arvestama pühaga suheldes. Mul tuleb kohe pähe seesama armulaua temaatika, kus sageli öeldakse seda, et kui inimene ei tea, mis asi armulaud on, siis ta võib seda endale vastu võtta hukatuseks, kui ta lähebki sellesse, sama asi täpselt. Läheb sellesse nii-öelda võtma vastu nii-öelda kas iganes naljaga või veel pilgates või mis iganes muus olukorras, siis see võib temale muutuda tegelikult hukatuseks selles tähenduses. Jah, ja pühadust mõistmata tegelikult jääb inimesel ikkagi mõistetamatuks üks väga suur ja oluline osa inimkonna kultuurist. Nii et selles mõttes ma arvan, et inimese maailm, kes pühadust tajuda suudab ja mõista, on oluliselt rikkam kui selle inimese oma, kes seda kuskil ei näe. Jaa, ühesõnaga selline imetlusväärne mees on see Jaakob ja Jaakob läheb siit nendest peatükkidest päris palju veel peatükke edasi. Siin on erinevad kohtumised, erinevad lepingud, mida Jaakob sõlmib ja nii edasi, aga üks selline Iisraeli rahva esiisa ta oma olemuses, oma tegevuses on. Tahad sa Jaakobi kohta veel midagi juurde lisada tänase saate lõpetuseks, et mis siit välja võtta, sest järgmine kord me mõtlesime, me läheme siit edasi, kui me hakkame rääkima juba Joosepist ja Joosep on selline mees, kellest tuleb väga pikalt selles mõttes rääkida, et on saatejäägu kindlasti nagu täis. No kõige olulisem on ikkagi see, et Jaakob on 12 Iisraeli suguharu esiisa ja see arv 12 on juudi traditsioonis olnud väga oluline, et näiteks kui Jeesus valib endale 12 jüngrit, siis see ei ole juhuslikult, vaid ta teeb seda kindlasti täiesti teadlikult ja see 12 jüngri valimine on võrreldav sellega, mida Vanas Testamendis nimetatakse sümboltoiminguteks. See tähendab seda, et see on mingi reaalne toiming, mis samas kannab endas mingit sõnumit. Ja mõte siis on see, et need 12 jüngrit justkui symboliseerivad siis seda uut Jumala rahvast, mis Jeesuse ümber on koondunud, mis temast saab alguse. Ja siin võib-olla ongi hea lõpetada selle osaga, kus siis Jumal õnnistab Jaakobit Peetelis ja see lõpuosa on siin 35. peatükis nimelt selline. Ja Jumal ütles temale, Jaakob on su nimi, ärgu hüütagu su nime enam Jaakobiks, vaid su nimi olgu Iisrael. Ja ta pani temale nimeks Iisrael ja Jumal ütles temale, mina olen kõige väeline Jumal, ole viljakas ja paljune. Sinust saab rahvas, jah, rahvaste hulk ja sinu niudeist tulevad kuningad. Ja maa, mille ma andsin Abrahamile ja Iisakile, ma annan sinule. Ja ka sinu soole pärast sind ma annan selle maa. Ja Jumal läks tema juurest üles paigast, kus ta temaga oli rääkinud. Ja Jaakob püstitas samba sinna paika, kus ta oli temaga rääkinud, kivisamba ja kallas selle peale joogiohvri ning valas õli. Ja Jaakob nimetas paiga, kus Jumal temaga oli rääkinud, Peeteliks. Ehk siis see Peetel on väga oluline koht Jaakobi elurännakul. No nii, aitäh sulle, Jaan. Meil võib-olla see saateaeg täna ei olnud nii pikk kui tavaliselt, aga see on sobilik koht lõpetada, et järgmine kord minna edasi juba siis Joosepiga.
aitäh kuulamast!